Tere tulemast 9. klasside lõpuaktusele. Palun lõpetajate ja lippude sisenemiseks püsti tõusta. Lipud toovad sisse 60. lennud tunnustatud õpilased Riiko Aasna, Karmen Sikk, Heini Pedanik, Marko Kuiv, Jette Härmaste ja Mirel Kivi. Kõlab Eesti Vabariigi hümn. Klaveril saadab Kudžahon Jusufi. Suure laia ilma pea
Viljandi linna poolt on tervitama tulnud linnapea Johan Kristjan Konovalov. Lugupeetud Viljandi Paalalinna kooli lõpetajad, soovin teile südamest õnne põhikooli lõpetamise puhul. See on kahtlemata teie senise elu suurim haridusalane saavutus. Ees on ootamas valikud, kas ametikool või gümnaasium ja peale seda kas ülikool või kiire sukeldumine tööellu. Õnneks võime siin Viljandis ja Eestis tervikuna öelda, et meil on palju häid valikuid. Teie jaoks on lahti ka välismaised õppeasutused, kui vaid tahtmist ja ettevõtlikkust on. Elame lõputute valikute maailmas ja mida vanemaks te saate, seda rohkem saate te ka ise otsustada, millist rada mööda soovite elus astuda. Tasub aga meeles pidada, et valikuvabadusega kaasneb ka vastutus. Senikaua, kui teie eest otsustavad teised, enamasti teie vanemad, kannavad nemad ka suuremat osa vastutusest teie hea käekäigu eest. Kohe, kui hakkate ise otsustama, hakkate ka ise vastutama. Selline on paraku elu reegel ja täiskasvanuks saamise taak. Aga ma ei soovi teid tegelikult hirmutada. Vabadus on imeline tunne. Küllap olete seda varemgi viimasel koolipäeval tundnud. Tahan vaid rõhutada, et vabadus tuleb välja teenida vastutamisega. Ühes on teie vastutus siiski suurem kui teie eakaaslastel Prantsusmaal, Saksamaal või Inglismaal. Te kannate endaga väike rahva keelt ja kultuuri ning meie oma vaba riigi saatust. Soovin teile selle vastutuse ilmestamiseks ette lugeda ühe lõigu Jaan Krossi romaanist Vikmani poisid. Õpilased, ma küsin teilt, kas te teate, kust tuleb ja mida tähendab sõna huligaansus? Sõna huligaan? Ei tea, mitte keegi ei tea. Kas ma pean arvama, et te olete kõigi meie pingutuste kiuste harimatud poesid? Et ka kõige vanemate seas pole ühtegi, kes oleks lehitsenud nii palju entsüklopeediat, et tal oleks kübekene puru pähe pidama jäänud. Ja siis üks noormees vastab. See tuleb inglise perekonna nimest hooligan. See oli keegi Iiri noormees, kes loopis 1890. aastal Londonis mõned gaasilaternad puruks. Ja õnnetul kombel tehti tema nimi mõisteks. Ma tänan. Hüüab direktor senaatorliku käeviipega. Tähendab, me pole siiski päris lootusetult töötanud. Me teame, kust sõna huligaansus on tulnud ja peaasi, me teame, kui suhteliselt süütute tegude kohta see tarvitusele tuli. Tänapäeval kuuluvad huligaansuse mõistesse sageli hoopis tõsisemad asjad kui see, millega üks Londoni poiss 50 aasta eest kurvastaval viisil surematuks sai. Ja seda enam tahan ma teile ütelda. Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht või vähemalt iga Vikmani poesi siht peab olema surematus. Aga mitte surematus huligaansuse läbi, vaid surematus tänu loovatele kultuurilistele tegudele. Igaüks teist neid teha ei suuda. Aga igaüks teist peab suutma seada mõned niisugused teod, olgu teaduses, spordis, kunstis, riiklikus tegevuses enesele sihiks ja peab töötama kõigest jõust seatud sihi heaks. Ma soovin palju õnne ka kõigile lapsevanematele ja õpetajatele, kes tänased päevakangelased nii kaugele on aidanud. Ma tänan tähelepanu eest. Sõna saab Paalalinna kooli direktor Aavo Palo.
austatud linnapea, austatud lõpetajad, vanemad ja külalised, õpetajad. Täna hommikul helistas mulle Marko Suurmägi ja täiesti kohaselt küsis, milline lend on. Et kas ma oskan selle lendu kuidagi ise loomustada. Ja istusime õppejuhiga seal kõrvult ja mis me ütlesime? Ütlesime jaa, et meil on tõesti üks tubli lend. Et ei mäletagi, et oleks olnud selline lend, kes kõik suudavad ennast kokku võtta. Ja tegelikult neist, kes 1. septembril alustasid, ei jää ükski siia kauemaks kui 9 aastaseks. Tähendab, et kordama ei jäänud keegi. Väga äge. Sellist lendu pole meil ammu olnud. Et ma tänan teid, et te suudate ennast kokku võtta. Aga muidugi see kokkuvõtmine oli ka väga erineval moel. Mõni neist õppis ise ja mõni oli kaasaegne, kasutades mõne krati abi, aga elu näitab, et kõik, kes on lugenud lehepappi, teavad, mis kratis sai. Ja valel on lühikesed jalad, eks kunagi vaatame, kellel see õigem lahendus oli. Oodan, et neid on ka siin olemas. Aga igatahes te näete suurepärased ja vapustavat hea välja. Vaadades teie peale mõtlen, kas 9 aastat põhikoolis on pikk aeg või on lühike. Sõltus sellest, millega võrrelda, eks ole. Ega ühest vastust ei olegi. Et kui inimese eluiga Eestis 22. aastal oli 78 aastat keskmine eluiga. Siis on see natuke üle 8% tervest elueast. Tundub, et päris palju jääb veel üle kõigest muuks. Aga kui vaadata sellest seisukohast, mida selle 9 aasta jooksul on juhtunud ühe inimese arengus, siis on see aeg meeletult suur ja see areng on olnud meeletult suur. Et kõik see akadeemiline teadmine, mille te võtate siit kaasa, kõik see, et oskate elementaarset matemaatikat, kirjutamist, lugemist, mida iganes, see tuleb tegelikult siit koolist. Ja peale selle, et olete õppinud erinevaid akadeemilisi teadmisi, olete saanud kindlasti palju emotsionaalseid kogemusi ja teadmisi. Olete sattunud esimest korda ilmselt mingisugusesse kaklusesse, tulnud sealt kenasti välja, olete komistanud ja kukkunud ja äpardunud ja õnnestunud. Ja kõik see enese leidmine ja see, kuidas nendest raskustest üle saada, jääb kogu selle aja sisse. Teid on kogu selle pika aja jooksul toetatud väga usinasti. Ja kogu see põhikool on nagu üks jalgratta sõidu õppimine. Ikka esialgu abiratastega, et ühel pool on üks abiratas, kelleks on õpetajad, keda ma väga tänan. Ja teiselt poolt väga tugev abiratas on vanemad. Ja nad mõlemad toetasid teid seni, kui te hakkasite püsti seisma. Kui nüüd on see aeg käes, kui tuleb need mutrid lahti kruvida, abiratat ära võtta ja anda teile hoogu. Minge. Aga selle hooga on niisugune lugu, et kui te lähete hooga ja lähete allamäge, siis te lähete mõnda aega. Et selleks, et püsti püsida ja tasakaalus hoida ennast, peab pidevalt väntama ja peab väntama kogu aeg midagi tegema. Et ei ole siin magada midagi, tuleb pingutada ja enese õnne nimel tegutseda. Mõni tark võib öelda, et aga meil on ju põlt ja elektrirattad, aga energia kuskilt tuleb ikka teie seest. Nii et ainult teie seest saab tulla see jõud ja võim, millega te siit majast edasi liiguta. Ja kuhu siis edasi? Et see ongi kõige suurem küsimus tänasel päeval. Kuhu edasi? Ma nüüd muutun natuke enesekeskseks ja meenutan ajalugu aastal 1985 oli kõnepult seal nurgas ja mina sain siin kätte keskkooli lõpudiplomi. Direktor Alar Teko pidas kõne, ma tõesti mäletan, mis ta rääkis. Ilus kõne oli. Ja siredid olid väljas ja pojengi kingiti ja nii edasi. Ja siis ma peale seda kooli lõppu mõtlesin, mis ma olen teen.
et ma ei olnud nagu väga hea ja ma ei olnud väga halb. Ja siis ma hakkasin mõtlema inimeste peale, kes mind on ümbritsenud. Ja kes on teinud midagi sellist või kes teeb midagi sellist, mis pakub neile rahuldust. Mõtlesin oma venna peale, vaatasin, kes õppis arhitektuuri, Erkis, väga ahvatlev oli. Siis mõtlesin oma vanaisa peale, kes oli tõeline kuldsete kätega mees ja tegi kõike. Siis ma mõtlesin Maabrenise peale. Maabrenega oli mul Ingrid Ragur, Ugala peakunstnik. Tema töölaud pakkus alati meelega huvitavaid vaatamisi. Ja noorimees oli Rein Rüübach, Viljandi üks legendaarsemaid kunstiõpetajaid. Ja kuidagi kõigi nende eeskujude vahelt otsustasime siis minna lõpuks Tallinna Ülikooli joonistamist ja tehnoloogiat õppima. Ja nii juhtus, ma olen rahul. Aga kui teie hakkate valima, siis tehke seda sama, vaadake enda ümber ringi, ärge vaadake telefoni, ärge otsige sealt õigest nõu, mis must saab. Vaadake inimesi enda ümber, vaadake, kas see, mida inimesed teevad, pakub neile rõõmu, kas nad on õnnelikud selle juures. Ärge vaadake seda, mida nad saavad selle eest. Vaadake seda, kas nende silm särab. Ja kui nende silm särab, siis järelikult on õnnelikud. Ja püüdke selle poole. Looge endale üks ilus unistus. Minge selle poole, pingutage selle nimel ja saavutage see kindlasti. Ja kui esimese korraga välja ei tule, siis teate, see on tõesti kindel, et inimene õpib väga kaua ja eluaeg. Ja midagi teha ei ole. Ka mina õpin täna. Me õpime kõik veel ja päris palju. Nii et jätkuvalt õpihimu ja kindlasti julgust, otsustamist ja loomulikult palju õnne peatse põhikooli lõpetamise puhul. Aitäh! Helilooja William Killoski klaveripala Karneval Rios esitab 9. B-klassi õpilane Jette Härmaste, juhendaja Gulshahon Yusufi. Üheksandale A-klassile annab lõputunnistuse direktor Aavo Palo ja õppejuht Tiina Johanna Pillak. Õppenõukogu protokolli loeb ette õppenõukogu sekretär Mariann Mitt. Klaveril saadab Gulshahon Yusufi.
Viljandi Paalalinna kooli õppenõukogu otsus number 14 11. juunist 2025. Põhikooli lõpetavad 9. A klass, klassijuhataja Virgi Plaks. Kiitusega lõpetab üks õpilane, Heili Pedanik. Lõpetab põhikooli kiitusega aastaõppuri nominent õppeaastal 2024-2025. Tunnustatakse eduka osalemise eest omaloomingu konkurssidel ning esseekonkursil Rahvas algab raamatust ja töö eest kooli ning klassi heaks. Osales teadusteatriga üle-eestilisel teadusfestivalil. Kooli tänukiri Anna Haljastele ja Jaanus Pedanikule. Rico Aasna. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri geograafias, kehalises kasvatuses ja muusikas. Tunnustatakse eduka esinemisest geograafia olümpiaadidel ning töö eest kooli ja klassi heaks. Kooli tänukiri Karin ja Janar Aasnale. Pille Allik. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri käsitöös ja kodunduses, keemias, kunstis ning matemaatikas. Tunnustatakse eduka osalemise eest saksa keele, käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia olümpiaadidel, omaloomingu konkurssidel, kõnevõistlusel, matemaatikavõistlusel, arukate õpilaste akadeemia lõunaregiooni võistlusel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Marge ja Aivar Kommissaarele. Lisette Kroomova. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Eleri Järvekülg.
antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses, tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Grete Jüris. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, geograafias, inglise keeles, vene keeles, keemias, muusikas, käsitöös ja kodunduses, kunstis ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest omaloomingu konkurssidel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Kädi ja Veiko Jürisele. Anette Kaarmäe. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri ajaloos, geograafias, inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, keemias, kehalises kasvatuses, kunstis, muusikas ja bioloogias. Tunnustatakse eduka osalemise eest bioloogia olümpiaadil, õigekirja ja kõnevõistlusel, omaloomingu konkurssidel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Osales teadusteatriga üle-eestilisel teadusfestivalil. Kooli tänukiri Reelika ja Andres Kaarmäele. Silver Kallas. Antakse ainealane kiituskiri tehnoloogiaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Karoliine Gerriti Kivisild. Antakse ainealane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kaarel Koobas. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kristo Kurvits. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks.
Kevin Kõrgmaa. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest, antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses, tunnustatakse eduka esinemise eest füüsikavõistlusel Kajakas ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Kertu Reinule ja Robin Kõrgmaale. Märt Labi. Antakse ainalane kiituskiri tehnoloogia õpetuses, tunnustatakse eduka osalemise eest saksa keele võistlusel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Sireli Lindmaa. Antakse ainalane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses, tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Rasmus Nahksepp. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kendra Purjen. Antakse ainalane kiituskiri käsitöös ja kodunduses ning kunstis, tunnustatakse eduka esinemisest füüsikavõistlusel Kajakas ja töö eest klassi heaks. Jette Pärnamägi. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses ning kunstis, tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kaido Reimann. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses, kunstis ja tehnoloogia õpetuses, tunnustatakse eduka esinemisest geograafia, füüsika, käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia olümpiaadidel, füüsikavõistlusel Kajakas ja töö eest kooli ning klassi heaks. Ruuben Reinpuu. Antakse ainalane kiituskiri kunstis, tunnustatakse eduka esinemisest saksa keele olümpiaadidel, füüsikavõistlusel Kajakas, kõnevõistlusel
ja töö eest kooli ning klassi heaks. Hedrika Saar. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles, kunstis, kehalises kasvatuses ning käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse eduka esinemise eest saksa keele olümpiaadil ja töö eest kooli ning klassi heaks. Ronet Sasorin. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses, tunnustatakse eduka esinemise eest füüsikavõistlusel Kajakas, arukate õpilaste akadeemia lõunaregiooni ja matemaatikavõistlustel ning töö eest kooli ja klassi heaks. Karmen Sikk. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse eest. Õpilasesinduse president õppeaastatel 2023, 2024 ja 2024-2025. Aasta õpilane õppeaastatel 2023, 2024 ning 2024-2025. Antakse ainalane kiituskiri ajaloos, geograafias, inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses, kirjanduses, kunstis, saksa keeles ning bioloogias. Tunnustatakse eduka esinemisest saksa keele olümpiaadil, üleriigilisel etluskonkursil Koidulauliku valgel. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse ja töö eest kooli ning klassi heaks. Osales teadusteatriga üle-eestilisel teadusfestivalil. Omistatud kooli teenetemärk ja nimi kantakse kooli teenete raamatusse. Kooli tänukiri Maarja Sikule ja Jarmo Käbale. Henri Uba. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse eduka esinemise eest geograafia olümpiaadil ja töö eest kooli ning klassi heaks. Miia Teele Vingissaar. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Üheksanda A-klassi õpilane Silver Kallas, 8. A-klassi õpilane Kristi Lepik esitavad Janek Hariku ja Taavi Ilmato laulu
suvi kestab veel. Annab aimu, et oodata võib head. Taeval lael kirgab valge kuu, jõuab õhtusse päev ja vaikib tuul. Keegi ei saa meile viia, miski pole kaugel. Lähme kas või joostes, et jõuda ranna poole. Naudin kõike hetkes, niipea see ei lõppe, sest aeg nüüd kuulub meile ja soovi kestab veel. Päiksest kuu on maa, silmapiir aina rohkem virvendab. Mööda teed, järve kalda peal, kannab tuul meid just sinna, kus on hea. Jätkame 9. B ja 9. C klassi õpilastele tunnistuste kätteandmisega. Üheksas B klass, klassijuhatajad Airi Lang ja Raul Laidmaa. Kiitusega lõpetab üks õpilane, Jette Härmaste. Lõpetab põhikooli kiitusega aastaõppuri nominent õppeaastatel 2023, 2024 ja 2024-2025.
õppeaastal 2024-2025 omistatud kooli esimese direktori Harald Teko nimeline stipendium. Tunnustatakse eduka osalemise eest emakeele, keemia, füüsika, matemaatika olümpiaadidel, õigekirja ja kõnevõistlusel, omaloomingu konkurssidel, füüsikavõistlusel Kajakas, matemaatikavõistlustel ja Arukate õpilaste akadeemia Lõunaregiooni võistlusel. Avaldatakse kiitust aktiivse huvitegevuse, töö eest kooli ning klassi heaks. Omistatud kooli teenetemärk ja nimi kantakse kooli teenete raamatusse. Kooli tänukiri Kadri ja Heiki Härmastele. Sireli Abram. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainalane kiituskiri kirjanduses, inglise keeles, ajaloos, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse osalemise eest matemaatika olümpiaadil ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Pille Kaaringile ja Tarmo Abramile. Robert Alp. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Aastaõppuri nominent õppeaastal 2023 ja 2024. Aasta sportlase nominent õppeaastal 2024-2025. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles, ajaloos, geograafias ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest geograafia olümpiaadidel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Inge ja Raido Albile. Alina Dmitrienko. Antakse ainalane kiituskiri kunstis. Tunnustatakse eduka osalemisest omaloomingu konkursil ja töö eest klassi heaks. Arv Robin Järve. Tunnustatakse osalemise eest saksa keele võistlustel ning töö eest kooli ja klassi heaks.
Grete Kajando. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, geograafias, ajaloos, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Nora Karakoso. Antakse ainealane kiituskiri vene keeles, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Mirel Kivi. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kooli tänukiri Marita Antonile ja Ivo Kirile. Kerli Kress. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kooli tänukiri Kairi Rätsepale ja Inno Kressile. Margo Kuiv. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainealane kiituskiri inglise keeles, geograafias ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse eduka osalemise eest geograafia olümpiaadidel, füüsikavõistlusel kajakas, arukate õpilaste akadeemia lõunaregiooni võistlusel, kõnevõistlusel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Kadri Hennule ja Tanel Kuivale.
Andreas Kõuts. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest geograafia olümpiaadil, Arukate õpilaste akadeemia lõunaregiooni võistlusel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Kelly Laanemann. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainalane kiituskiri geograafias, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kooli tänukiri Sirve Lehistele ja Gert Laanemannile. Brigitta Laid. Avaldatakse kiitust hea õppedukuse eest. Antakse ainalane kiituskiri saksa keeles, inglise keeles, geograafias, ajaloos, kunstis ja kehalises kasvatuses. Sooritas suurepäraselt saksa keelediplomi esimese astme eksami. Tunnustatakse eduka osalemise eest emakeele, saksa keele ja matemaatika olümpiaadidel ja võistlustel, omaloomingu konkurssidel, töö eest kooli ning klassi heaks. Kooli tänukiri Kristi Poodele. Ei viibi tervislikel põhjustel aktustel. Rommel linnas. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest füüsikavõistlusel kajakas ning töö eest kooli ja klassi heaks. Kati Kätlin Mändla. Antakse ainalane kiituskiri saksa keeles ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemisest saksa keele ja matemaatika võistlustel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Ranet Ojandu. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kätlin Puusild. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses.
tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Emma-Li Rand. Avaldatakse kiitust hea õppetukuse eest. Antakse ainalane kiituskiri inglise keeles, kunstis, kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Kooli tänukiri Monika Rannule. Andrus-Mati Randoja. Antakse ainalane kiituskiri kunstis, tehnoloogias ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest keemiaolümpiaadil, matemaatikavõistlusel, Arukate õpilaste akadeemia lõunaregiooni võistlusel ja töö eest kooli ning klassi heaks. Jaanis Raudsepp. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Brigitta Mary Ridgway. Antakse ainalane kiituskiri kunstis ja kehalises kasvatuses. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Jon Joosep Roogejainen. Antakse ainalane kiituskiri kehalises kasvatuses. Tunnustatakse osalemise eest geograafia olümpiaadil, füüsikavõistlusel kajakas ning töö eest kooli ja klassi heaks. Greta Vokk. Antakse ainalane kiituskiri vene keeles. Tunnustatakse töö eest kooli ja klassi heaks. Üheksast C-klass, klassijuhataja Marit Neering. Maik Pilitjuk.
antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses. Martin Bogdanov. Aleksis Kaburniev. Marvin Kallaste. Antakse ainealane kiituskiri kehalises kasvatuses ja kunstis. Rasmus Lehiste. Janek Oskar. Maksim Sukkov. Õnnitleme lõpetajaid. Ja nüüd, kus lõpudiplomid on kätte jagatud, soovime kahtlemata tänavale klassijuhataja ja 9. A klassijuhataja 1.–3. klassini oli õpetaja Eve Kallas. Nüüd tänane lõpetaja klassijuhataja Deni Plaks. B-klassi klassijuhataja 1.–3. klassini oli õpetaja Reili Saaron-Võsu. Ja nüüd siis praegu
lõpetavad klassijuhatajad, õpetajad Airi Lang ja Raul Laidmaa. C-klassil oli esimest 3. klassini klassijuhataja Kertu Reinsalu. Ja 4.–6. klassini oli klassijuhatajaks õpetaja Terje Juks. Klassijuhataja oli meil õpetaja Marit Mergi. Üheksandike nimel kõneleb 9. A-klassi õpilane Karmen Sikk. Armsad õpetajad, lapsevanemad ja muidugi kõige tähtsam täna 60. lend. Teiega koos on olnud turvaline kasvada. Ja ma ütlen ausalt, mul on isegi kahju siit edasi minna, sest üks osa minust tahaks veel natukene kauem selles tuttavas, armsas maailmas viibida koos teiega. Võib-olla see teekond polnud perfektne, aga olete jätnud minu südamesse suure jälje ning hakkan teid igatsema. Ka teid, kallid õpetajad. Paljud õpetajad on puudutanud meie südant ja olen teile selle eest väga tänulik. Ma ei unusta kunagi, mida te olete meie heaks teinud, kuidas te olete meid aidanud ning kui soojalt olete meid vastu võtnud. Hoiame kõiki neid tähtsaid momente enda südameis eluaeg. Oleme vingunud ja oi kuidas veel. Matemaatika kontrolltööd, heli korrutamas igasugu tarku lauseid iga jumala päev. Danieli tunnis on veel mingi esitlus ja muidugi appi, kuidas ma vihkan neid liikumispäevi. Aga kui ma küsisin sõpradelt, mis on teie lemmikmälestus koolist, mis teile alatiseks meelde jääb, vastuseid oli mitmeid. Danieli tunnid olid mu lemmikud. Heliliigandi laused on ikka nii ikoonilised. Ja liikumispäevad jäävad mulle alatiseks meelde. Ja siis saad aru, et vahel on see, mille üle kõige rohkem kurdad. Just see, mis kõige eredamalt meelde jääb. Me ei pruugi alati seda hetkes hinnata. Aga ükskord naerame kõigi nende kontrolltööde, liikumispäevade ja veel ikka mingi esitluse üle ja tunneme isegi igatsust. Sest see oli meie aeg, meie inimesed ja meie klass. Aitäh teile kõigile ja tegime ära! Lastevanemate nimel tuleb kõnelema Nele Kilm.
head õpetajad, kallid õpetajad ja lapsevanemad. Täna on päev, mil vaatame tagasi teekonnale, mis on toonud meid siia 9. klassi lõppu. See on olnud aeg täis õppimist, kasvu, sõprust ja suureks sirgumist. Aitäh õpetajatele, kes on olnud meie laste jaoks juhendajad, suunajad ja toetajad. Meie vanematena oleme teile tänulikud. Lõpetajad, teie ees on uued valikud ja väljakutsed. Õppimine ei lõppe siin. See on alles tee algus. Andke endast ka edaspidi parim. Õppige uusi asju ja arendage end mitmekülgselt. Olge julged unistama ja oma eesmärkide poole liikuma. Aitäh! Palume lippude ja lõpetajate jaoks kõigil püsti tõusta. 8. klasside esindajatel on au lipud saalist välja viia. Õnnitlemine toimub kooli ees. Klasside pildistamine algab 15 minuti pärast kooli eestrepil. Viljandi Paalalinna kooli 60 lend on lõpetanud kooli. Tuult tiibadesse! See a long